Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja nüüd vaatame, kuidas oma ankeedist mini-uurimus kokku panna. Olen Google Classroomis, avan õpetaja antud ülesande ja nüüd ta siis ütleb, et ma peaks oma ankeedile vastuseid koguma ja analüüsi tegema. Ja siis looma eraldi Google'i dokumendi, panema selle oma teema sinna pealkirjaks, lisama diagrammid ja kirjutama iga diagrammi kohta vähemalt 2 lauset. Nii, aga kuidas ma siis oma selle ankeedi üles leian, mis ma tegin? Minul oli teemaks seened, ma lähen oma postkasti, lähme uuesti Google Drive'i ja tegelikult ma peaks nüüd nägema viimaste asjade hulgas kohe siis oma, mul ongi seened ankeet, see on see, mis ma laiali saatsin. Nii, siit ta jälle hakkab mind õpetama, paneme selle kinni ja ma näen, et minu ankeedile on tulnud 6 vastust. Oi kui tore, see tähendab 6 klassikaaslast on sellele vastanud. Teeme selle lahti ja vot näete, mis siis automaatselt kohe sünnib. Summary, see on siis kokkuvõte ja ma näen nüüd, mida on vastatud minu ankeedile ja kohe on tehtud sellised väga ilusad diagrammid, et üleval on siis sektordiagrammid, siis on üks tulpdiagramm, see oli mul siis see küsimus, kus oli mitu vastuse varianti võimalik ja siis on, näete, mis juhtus vaba vastusega. Mingit diagrammi ei tulnud, nii et selle tõttu ongi parem panna siis selliseid küsimusi, kus mul on valikvastused. Ja ma võin siis küsimuse kaupa seda vaadata, võtame questions ja siis ma näen, kuidas siin on vastatud ja individuaalselt ma näen siis, kuidas näiteks see üks poiss vastas. Aga meie tahame praegu näha seda summary't. Ja kui mina rohkem küsimustele vastuseid ei oota, siis ma võin ka selle kinni panna oma küsitluse, siis ma vajutan siia ja nüüd ta ütleb mulle, et rohkem vastuseid vastu ei võeta. Nii et kui ma nüüd sulgen ja rohkem enam hakkan analüüsima, siis ma võin selle jätta niipidi. Nii, aga kuidas siis see analüüs toimub? Läheme uuesti siia Google Classroomi ja loome endale siis eraldi tekstidokumenti. Võtame siis add or create ja võtame siit siis selle doksi, sest mul on öeldud, et Google'i dokument. Nii, mulle luuakse jälle siia uus dokument, mida õpetaja kohe näeb, rohkem ma seda jagama ei pea. Teeme selle lahti, mini-uurimuse koostamine ja panemegi siis kõigepealt võime siit vaadata, mida õpetaja ütles, et pealkirjaks tuleks oma teema panna. Paneme siis seened. Nii. Ja nüüd oleks mul vaja lisada need diagrammid ja iga diagrammi kohta oleks vaja siis 2 lauset. Ja kuidas siis diagrammisid kätte saab? Google Formsist on väga lihtne seda võtta, sest et mul on kohe siin selline copy märk ka olemas. Et kui ma nüüd selle peale klõpsan copy ja lähen nüüd uuesti siia oma sellesse dokumenti ja vajutan näiteks Ctrl+V, siis mul pannakse see diagramm automaatselt siia ja mul on see olemas. Ja nüüd ma võin siis, ma pidin 2 lauset kirjutama ja mis ma siis kirjutan? Nii, küsitlusele vastas 6 õpilast. Ja nüüd ma võin siis öelda, mitu neist olid poisid ja mitu tüdrukut. Minul näitab siin protsentidena, aga kui ma nüüd lähen siis siia selle diagrammi peale, siis ma näen, et 4 tüdrukut ja 2 poissi. Nii, neist 4 olid tüdrukud ja 2 poissi. Nii, ongi 2 lauset olemas. Et nüüd ma võin võtta siis järgmise ja järgmise puhul ma näitan teile, et tegelikult kui te siit ei taha kopeerida, on võimalik kasutada ka sellist asja nagu lõikeriist või siis snipping tool. Oleneb, mis arvuti teil on. Kui nii võtame siit uus ja nüüd ma võiksin ka siis lohistada üle selle ja ma saan ka diagrammi sellisel viisil võtta. Ja võtan siis siit copy, paneme siia ja paneme siis uue diagrammi, nii Ctrl+V olemas. Ja nüüd siis järgmine. Küsimus siis oli, et maapinnal kasvab seene, nii, ja nüüd on siis vaja jälle 2 lauset teha. Et uuriti, kas õpilased teavad, et maapinnal kasvab seene viljakeha. Ja siis ma võin ka kohe kirjutada, et 4 õpilast vastasid õigesti ja nüüd jälle, kui ma siit ei näe, ma saan kohe uuringus peale tagasi minna, 2
2 valesti. Nii, ühte asja, mis ma pean vaatama, et kui ma nüüd siin üleval panin numbritega, siis te peate ka otsustama, et kui näite, mul oleks ikkagi vaja, ma panen siin ka siis kõik numbritega, 4 õpilast ja 2 valesti. Kui te tahate sõnadega kirjutada, siis kirjutage igal pool siis sõnadega välja, et oleks ühtemoodi. Ja niimoodi ma panen siis endale siia kõik need diagrammid, mis mul olid. Nüüd mul on siin järgmine, võtame see paljunemise asi, kopeerin, jälle siis Ctrl-V, kirjutan jälle siis siia 2 lauset ära selle kohta ja alati siis alguses kirjutage see, et et mida te küsisite, et näiteks, et küsiti, millega seened paljunevad ja siis, et kui palju siis vastas õigesti ja kui palju vastas valesti. Nii et sellisel viisil te kogute kõik need oma vastused siia ilusti kokku ja kui see on valmis, siis mäletate, oli võimalik siis see ka esitada, siit kui ma panen hand in, siis ma esitan ja ütlen, et mul on valmis, minul see veel valmis ei ole, mul tahab see natukene nokitsemist, aga sellisel viisil on võimalik siis oma ankeedist ilusti kõik need diagrammid välja võtta ja panna dokumenti ja mul sünnib väga ilus väike mini-uurimus.